Tulemast volikogu istungile. Olen allasekretär Vene Heidok ja juhatan sisse esimese volikogu istungit. Alustaks kohaloleku kontrolliga, et oma nime ja juhust on siis märkamine. Nii, Piret Rammul. Jaa. Mati Haaviston. Jah. Helen Rebane. Aavo Kruusna. Jah. Kaido Lõi. Jah. Tiit Rammo. Jah. Aivar Luts. Jah. Urmas Kiire. Jah. Kalev Rebes. Jah. Argo Solude. Jah. Sigrid Mark. Marek Kamla. Jah. Tarmo Kabamets. Jah. Astra Kiikus. Jah. Kalju Õnnak. Jah. Aavo Maal. Jah. Andrus Seeme. Jah. Kõige kohal on siis 16 volikogu liiget, puudub üks, kes andis teada, et ta ei saa osaleda, aga ta soovib hääletamisel osaleda. Ehk ta hääletab autost. Esimene päevakorrapunkt on volikogu esimehe valimine ja hääletamist aitab läbi viia valimiskomisjon ja selleks on mul abilised on Katrin, seal on Tiia ja seal on Urmas. Igaüks teist saab ühe sedeli ja igalühel on üks hääl. Ja palun tõstatada kandidaate. Olen ettepaneku valida vallavolikogu esimeheks Piret Rammul. Kas on veel kandidaate? Sellisel juhul palun anda käega märku, et kandidaatide nimekiri on lõplik. Ja Piret Rammul on nõus kandideerima. Jah. Ja annan sulle sõna. Aitäh. Olen nõus kandideerima Kanepi vallavolikogu esimehe positsioonile. Ma arvan, et ma olen eelnevate kogemuste jooksul piisavalt palju omavalitsuse tööga kursis ja suudan seda ametikohta täita. Ja ma arvan, et meie ühiseks eesmärgiks, mida ma üritaksin ka ellu viia, on koalitsioonilepingu täitmine ja selle juures siis töörahu hoidmine. Aitäh! Selge. Et senikaua kui sedelet kinnitab, ma tutvustan teile hääletamise korda. Hääletamise viime läbi selliselt, et paremast käest hakkab ükshaaval, tulete kasti juurde, annate sedeli saamise kohta allkirja, saate vastu sedeli ja akna juures teete oma valiku ja tulete sedeliga tagasi. Siis pitsad peale ja läheb kasti.
et sedel näeb välja selline ja ristiga siis palun vastu. Eesti teed seda hästi või mitte? Miks me veel ei kuulnud rääkida? Hakkame siit järjest saavad tulema. No tule siit peaks seal hästi juurde panna. Kas see liips või jätab tühjaks? See vist ise see Kui tühjaks noh, siis sa räägid. Siis sa räägid. Siis sa räägid. Mul on ikkagi üks küsimus märkimise kohta. Et kui poolt oled on risk ja mis kui vastu, siis et tühjaks nalja teed. siis saab risti. Siis teed risti nii palju kui tahad. kriips äkki ikka tõmmata. Kriipsu saab ka ristis teha. leppige seda kokku siis pärast. ma ei tea, kasti lahti. No. Seda peale kokku leppida. Ma teen teie lähedal kasti lahti. Ei tohi tähendada. Teiega tulid nõudegi. Vastus teeme null, noh. Ükskord olid seis. Seda ei tohiks teha. Peab olema kokku leping laual. Hääletussedelil on kirjas, et kas te hääletate selle kandidaadi poolt. Kui te hääletate tema poolt, siis te teete selle märgi. Kui te selle märgi ei tee, siis ilmselgelt te poolt ka ei hääletanud. Oodanud see ütleb, et me oleme varemas koht. Tähendab, kui jääb tühi koht. Siis te ei ole tema poolt hääletanud. No aga kes ütleb? alati sai sinna risti teha. Ma teen teie nähas kasti lahti. No, äkki lepib kokku, et see kriips. Ma teen teie nähas. Kriipsu saab ka ristis teha. et kui siin loetakse. Jah. Vahepeal käiakse kastiga väljas veel ja. Kasti hääletussedelid ei saa olla rohkem kastisse. No kõik Riigikogus ja presidendivalimiste läbiviidavad hääletused viiakse samamoodi läbi, et on vastuhääl ja kui on poolthääl. Jah, komisjoni peab ka osata. Komisjoni liikmetel peab vastuga võtta. Indikaalid. Jah. See, et oleks vaid nulli panna. Kolm nagu peab ei saa rääkida, vahetada. Kriipsu. No, tegid ette. Nii, mis minust saab? Okei. Ees taha minna hästi. Vale otsused.
palun järgmine. kuna üks volikogu liige soovib hääletada siis autos, et komisjonil appi tulla ja teostada protseduuraalparkimist. Se risti jätki ja patiikki. Kas keegi soovib kaasa tulla?
peaks minema. Peaksin minema. Mene kaasa. Ja vaata kella. Oi, midagi on, aga jätaks valskust ka vaata. Ei ole küll siia. Jälgi märgi. Helena on käes. Mis tuleb üle kuulda ja saad kast maha ja kolm kuud on läbi süü. Viis sõiti põllu või see jah, nii Andres tervestas, jah. Andres on täitsa palju. Ja normi. Seitse päeva korraga. Väga ei täpsusta, aga tõesti. ei, selge tuu. Ta palavas kahva. Tänased põllu 27, Räpina 10. Oi, 5, praegu 5. Koolimajas on panev. Ei, me kõik kogu soodustused koolides kohta ei ole olnud. Üksikuid on. Tundus okei. Tundus olevat. Ei no nad andsid ära ja siis nad tulid ise auto juurest ära. Ikka hoidsin hästi. numbrid on kõik loetav. Kas siis on ikka edasi? Avame kasti. Nii kinni.
Tulla seas, tagapärast. Seeme ajal jäi. Seeme peab jääma varsti. Aasta pärast peab vaja kimbu võtta. 17 volikogu liiget, 17 sedelit. Mõned tulevad tilukad ja puljad kohe. Tere Tramma. Ütle sulle kondid oma. Seal on 6 tükk. Saitse. 6. Üks on kehtetu. Ja ongi ütles see vaatas. Ongi 11. Tere Tramma. Poolt hääletud. Kaks, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üks, kaks, 3, 4, 5, 6 ja 7. Seega valimiskomisjoni otsusega 10 poolthäälega on uus volikogu esimees Tere Tramma. aitäh. esmalt aitäh usalduse eest. Ja lähme edasi päevakorra järgmise punktiga, mis on siis Kanepi vallavolikogu aseesimehe valimine. Kord on põhimõtteliselt sama nagu vallavanema või volikogu esimehe valimisega. Igal volikogu liikmel on õigus esitada üks kandidaat aseesimehe kohale ja palun esitada kandidaadid. Ja palun. Teen ettepaneku esitada Kanepi vallavolikogu aseesimees Aivar Luts. Aitäh. Kas on veel kandidaate? Soovib keegi veel esitada? Kui rohkem ei ole, siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda, palun käega märku anda. Küsin üle. Aivar Luts, kas te olete sellega nõus kandideerimaks aseesimehe kohale? No tuleb olla. Sinu tekstis parem ei ole. Annan siinkohal jälle üle sõna valimiskomisjonile, kes asub toimetama protseduuriga.
ei ole. Siin on juba 2 häält igale ühel. 202. Nii, protseduur sama siis. Selline. Samamoodi annab allkirja, ja palun saada. Siin tuleb ainult 1 või 1. Äkki saame nii lahti lahti teha, võib teha või? Võiks,
Virukate, siis on koos viibimine selle küll silmis ära, aga kas on kõik samamoodi? Järgi elakas siin silmis ära. Täiesti kõik käest. Ja siis saab otsi põlema. Mis asi siis tuleb? Ega puhtule kaupa. Koski pistreetakse. Ma meenutasin Taavale oma noorust. Nüüd ei ole mõtet. See on, jah, see on siin. Nii, sama asi, et võtan valimiskomisjoni liikmed kaasa ja annan alla 2. Äkki soovite kaasa tulla? Ma lähen käin ise. Üks võib siin jalga lasta. Kaitsa Mati värske tõhku iga. Kaitsa Mati ja Mati. Ei. Jääge ilustaga palun. Ei, nad tegid täitsa korralikult.
nad andsid selle seda ära siis hääletamise ajal tulid nagu autost ikkagi kogu aeg. No täpselt. See mees seal juhendas. Ühtede valimistel. Ma läksin magama ühtede tulevast, hommik ärkasin. Jääd tundub väiksemalt. Hommikul ma ei võtta, vaatasin televiisorit, näete, kas kooleks. Ja hommikul siis vaatan nagu kohale. Sa magasid siin, mis on meil ikka koda. Ma vaatan tolle liiga. No suurtel valimistel tulelugemist ei ole liigu. Oli niimoodi, ikkagi peaaegu maas. Hommikul oli kõige kahju tähtsalt. Seda aega ikka valimiskomisjoni oli niimoodi. Liigu ka. Ikka võtta, et sa ja no ja aga kas meil on siin ka suvi või talv või sügis? Mis meil ei sobi? Siis on eriti hea seda istuvad. ta oleks valmis. Tulid eile koju. Vihma ära. Vinni pärast. Päris korrektne ei olnud, ajakirjanik ei jälginud meid. Enne jälgiks, nüüd ei jälgiks. Ajakirjanik jälgis meid, et meil Kõik järgis ära. Lähme edasi protseduurid. Osales 17 volikogu liiget ja 17.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 häält. 2, 3, 4. Aivar Luts 13 poolt häält. Nii. 13 poolthäälega siis volikogu aseesimeheks valitud Aivar Luts. Päevakorra viimane punkt on siis Kanepi vallavalitsuse lahkumispalve. Ette loeb siis selle vallavanem, hetkel siis mina. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõige 2 alusel esitab Kanepi vallavalitsus lahkumispalve. Lahkumispalve on digitaalselt allkirjastatud Kanepi vallavanem Piret Rammul, vallavalitsuse liikmed Kaida Vool, Ülar Kõrge, Liina Marran. Ütlen igaks juhuks üle, et vallavalitsus on siis senikaua veel tegus, kui valitakse uus. Seoses siis järgmine teema, järgmine volikogu. Järgmine volikogu võiks toimuda järgmise nädala neljapäeval, 18. novembril kell 3. Minul on küsimus, kas saab tund varem või ei? Küsimus siis kõigile, kas on võimalik, et volikogu toimuks kell 2? Ei. Siis jääb kell 3. Järgmine volikogu toimub järgmine neljapäev, 18. novembril kell 3. Põhjus sellest, et ma ei saa liini poole pealt ära katkestada. Punktist A punkti B vahepeal ei saa ära katkestada. Selge. Ja sellega on istung täna lõppenud. Aitäh! Ja nüüd siis palun, Siruke ja